Tere tulemast elamumessile ja mul on täna külas Rannar Uusmaa Plussist ja tahakski natuke rääkida sellest, et miks te siin olete, mida te üldse teete ja miks inimesed peaks siia ka tulema. Tervitused kõigile, kusjuures esialgu see lugu, kuidas me siia jõudsime, oli selline päris spontaanne, võiks öelda, et algul midagi olime kuulnud elamumessist, eks ole, päris täpselt veel aru ei saanud, mis see on, eks ole, Soomes tehtud, aga Eestis ka ja see oli niimoodi, et me kohale tulime ja sinna alla Golfi külas sisse sõitsime sealt Schlagbaumist läbi, eks ole, siis oli juba nagu see pilt avardus. Et siis oli nagu midagi teistsugust, et siis me saime aru, et okei, et sellise kontseptsiooniga on siin tegemist, mis Mait omal ajal oli kokku pannud, kaua valminud kaunikene ja nüüd on see aeg, kus see võtab kõik ilmet, eks ole. Teil oli au olla siin paar päeva enne messi avamist ja olete nüüd siin olnud 1,5 nädalat. Millised sellised telgitagused muljed on teil teistega jagada? Kuule, see on täpselt nagu paar päeva enne jõule, eks ole, et hästi palju päkapikke igal pool on ju. Ja kõik oli veel niimoodi, et me läksime, vaatasime need majad üle, eks ole, et kellel olid seal juhtmed alles lahti, torusid polnud veel ühendatudki, eks ole, ja esimeseks päevaks oli kõik ilusti viimistletud, kenasti valmis. Mõni veel tegi, aga see oli, ma saan aru, et ka eesmärgiga, et näidata, et siis mõningaid lahtisid kohti, et millest siis majad tehtud on näiteks, eks ole, et millest välisseinad koosnevad ja nii edasi, et hästi põnev, ma arvan, et seda nagu protsessi ka jälgida, et palju vaeva on nähtud, see on meeletu vaev, et higi, pisarad, veri, mis sinna ehitusplatsile jäetud on, et lõpptulemus on fantastiline. Mis teile professionaalidena siin kõige rohkem silma on jäänud? Kusjuures see, et kui sa tuled siia messialale, siis iga maja on oma nägu, et see nagu rikastab seda keskkonda. Need vaated igale poole, eks ole, sul on 300-aastased tammed kinnistul, siis on igas suunas, kus sa vaatad, sul on vaade ja mis Kinnisvaras maksab kõige rohkem on vaade. Et vaade on see, mis maksab, et kui inimesed mõtlevad Kakumägi, Pirita, eks ole, Laulasmaa, mis iganes, siis Golfi küla on see. Olete ilmselt väga paljude inimestega suhelnud siin kohapeal, neile maju näidanud. Mis muljed inimestel on? See on fantast, et me olime esimesed päevad üleval, siis me läksime alla, me nägime neid emotsioone, eks ole. Et inimesed, kes siis ehitavad iseendale, kes hakkavad renoveerima, kellel on maja valmis, 20 aastat elanud, vaataks, võiks vuntsida natukene maja. Enamus tulevad, võtavad siit neid ideid ja siis viivad need kõik koju, eks ole. Et ma arvan, et see on hea on näha seal keskel neid inimesi, kes tulevad emotsioonidega sealt majast välja. Et me nägime ka siin nädalavahetusel olid mõnes majas olid väga pikad järjekorrad. Et inimesed olid nõus seisma pool tundi, tund aega järjekorras, et näha tegelikult neid meistriteoseid, mis siin aasta pooleteisega said valmis, eks ole. Enne kui elamumess uksi lahti tegi, oli hästi levinud küsimus, mis asi see elamumess on ja need, kes ei ole veel siia jõudnud, endiselt ikkagi küsivad, kas sa saaks seletada, olla siin 1,5 nädalat koha peal, mis asi see elamumess siis on ja miks ta teistest messidest eristub? Mina algul mõtlesin sama asja, eks ole, ja magada ei saanud. Mis asi see täpselt on? Kui sa tahad näha, kuidas Eesti koorekiht elab, sa saad neil toas käia, saad magamistoas käia, saad neil duširuumis, saunas saad käia. Et
sul on võimalus näha Eesti kõige eksklusiivsemat kinnisvara 15 euro eest. 20 euro eest. Aga nüüd 20 euro eest, jah. 20 euro eest on võimalik näha siis Eesti eksklusiivsemaid kinnisvara ja ühes parimas asukohas tõesti. Nii et eriti veel need, kes võtavad iganädalase golfi keppi kätte, eks ole, et no neil on kohustus tulla siia tutvuma. Et mis see elamumess on? Ongi mess, kus siis näha, kuidas siis inimesed, eks ole, golfiradade ääres elavad, kõige moodsamat elu, eks ole. Et keskenduda sellele, mis neil päriselt meeldib teha. Mis on sinu enda isiklik lemmikmaja siin elamumessil? Mul nii raske valida, et me tükk aega kolleegidega kaklesime sel teemal, et kes siis meie lemmik on, eks ole. Minu enda isiklik lemmik on Woodcraft, tervitusi Mihklile, eks ole. Et mulle hästi selline Miami-lik stiil meeldib. Et lähed maja ette, siis on juba sul selline vaade majale, eks ole. Et see valge kivi hästi hea lahendus, et see on tõesti nagu Miami's oleks olnud. Aga siin tõepoolest väga paljud inimesed ei suudagi oma lemmikut valida, et 10 väga erinevat maja, väga erinevad arhitektid ja erinevad materjalid, nii et tulge kindlasti kohale, vaadake ise. Täna on natuke vihmane ilm, aga see kedagi ei ole seganud, et rahvast on väga palju ja nädalavahetusel lubab päikeseline tore ilm olevat. Et tulge elamumessile, saate ise näha oma silmaga kõiki neid, nagu sa ütlesid, kunsti ja teoseid ja kohtume. Muidugi, kohtumiseni. See on fantast, mis siit näha on. Ja eks mille pärast Uusmaa siin on sellepärast, et juhul kui mõni maja peaks väga meeldima, eks ole, see piirkond üleüldse, eks ole, tahaks mõnda kinnistut siia osta, siis tere tulemast. Aitame leida sulle täpselt selle, mis sul vaja on. Kui sul on vaja midagi enne ära müüa, et siia osta, siis tule tutvu meiega messialale, eks ole, ja viime su unistused teoks. Ja ma saan aru, et teie saate sellist eksklusiivset tuuri ka teha inimestele, kui nad seda soovivad. Just, et eks soovi korral teeme randevuu, ehk siis tutvustame golfiküla siis tervikuna ja siis on natukene parem ilme. Et messiala on meil ainult siin 2 tänavat, eks ole, 10 erinevat maja, aga tegelikult golfikülas on üle 60 maja, eks ole. Ja imelised vaated, merevaated, jõevaated, rajavaated, metsavaated, et siin koht on imeline. Nii et tule elamumessile ja saad fantastilise randevuu osaliseks ise ka. Nii et oled oodatud.